Tere tulemast järjekordsesse jõulukaartide õpituppa ja seekord proovime teha natuke teistsuguseid kaarte. Täna võtame kasutusele gaasisiksmasina tekstuurplaadid, augurauad, templid ja alustame. Kõigepealt on meil plaanis kasutada tekstuurplaati. Selleks me võtame paberi ja kuna on meil selline jõuluteema, siis me üritame jälle natuke jõuluteemalist. Tekstuurplaadil on vaja alati vaadata, et oleks see õige pool, siis on näha, mis pidi see kujutis tuleb, mida te soovite saavutada. Valime jälle õige kõrguse oma sisiksmasinal. Nii. Ja nüüd ma võtan selle paberi siit välja, siis on näha, kui ilus reljeefne paber siit välja tuli. Sellised reljeefsed pildid annavad kaartidele hästi palju juurde. Siis, et kaartide nurgad ilusad saaks, me kasutame ka sellist nurgaaugurauda. Minul on hetkel selline, kus on 3 ühes nurgaauguraud ja mulle meeldib väga selline, kus on 2 kaart nurgas. Ja vajutades tuleb väga ilus kumer äär. Nii, paigutame selle siis enda aluskaardi peale ja vaatame, kus see meile sobib. Kuna meil on plaanis teha ka tempel, kuhu on peale kirjutatud rahulikke jõule, siis meil on vaja ka silti, kuhu peale seda templit lüüa. Selleks, et silti teha, võib kasutada kas augurauda, millel on sildikujuline kujutis peal, või siis sisiksmasina nugasid, millel on siis erineva suurusega raamikesed. Nüüd me tahame sellele sildile raamikest saada. Selle jaoks meil on vaja 2 erineva suurusega lõikenuga ja need me asetame üksteise sisse ja siis me saame niimoodi tekitada raami. Nüüd tuleb jälgida, et paber ja raamid oleksid sirgelt. Selleks me võime ka need noad siia väikse teibitükiga kinnitada. Ja nüüd jäi muud üle kui lõigata. Ja ongi valmis hõbedane raamike. Nii, meie raamiga silt on valmis ja meil ei jää muud üle, kui panna siia sisse üks tekst. Ja mis teksti me ikka paneme, kui rahulikke jõule ja head uut aastat. Selleks, et saada siia teksti sisse, me kasutame silikon templit ja templi värvi. Nii, valmis. Nii, nüüd on meil hästi palju detaile. Need detailid oleks vaja nüüd kokku panna üheks korrektseks kaardiks. Kuna meil on ilus reljeefne pilt, siis ma ei taha seda üleni ära katta. Ma panen selle sildi siia allapoole. Nüüd ma vaatan, et tahaks siia veel midagi lisada. Mulle tundub, et mõne lumehelbekese võiks ka teha. Ja ongi meie kaart valmis. Rõõmsat meisterdamist teile ja kohtume järgmises õpitoas.